Tere ka minu poolt, et ma räägin kõigepealt nagu enda siis tutvustuseks võib-olla seda, et millega mina siis nagu tegelenud olen. Tänasel päeval on Putsa talu nagu siis Euroopa mõistes on ta nagu võiks öelda isegi suur talu, Eesti mõistes kvalifitseerun ma mingi selliseks mõttetuks väiketootjaks, nagu on poliitilisel tasandil kuulda olnud. Aga omandis on praegu 94 hektarit, et sellest 36 hektarit ma tegelikult ostsin selle aasta alguses ära oma naabri maad. Et mul oli nagu võimalus, kus ma olin aastakümneid harinud enda naabrite siukseid püsirohumaid ja puisniite. Ja naabrid otsustasid selle maha müüa ja siis ma elasin nagu 2 aastat siukses kohutavas hirmus, et mida see nagu tegelikult tähendab minu jaoks, kui ostab selle ära mingi kinnisvarafirma või metsafirma, kes lihtsalt kaevandust tõenäoliselt sellega ma oleks saanud ka võib-olla kaevandust teha, aga kõige lihtsam ja kõige õudsem asi, mida praegu tehakse ju nendele niitudele on see, et lihtsalt istutatakse sinna peale kuused ja ongi kõik, eks ole. Ja mina siukse väikse tootjanaga mõtlesin oma peas, et mis nüüd saab, et kust ma need miljonid leian, mida siis naaber nagu endale ette kujutas, et tema oma maa eest saada tahab. Aga õnneks me jõudsime siiski kokkuleppele, et teeme nagu päriselt maa hindamise, mille alusel ka pank ju laenu annab. Ja siis selgus, et see maa väärtus ei olegi nii kõrge, kui inimeste peas alati on, eks, et maa väärtust võetakse siis maakonna keskmise järgi ja ka maakasutustüübi järgi. Ja õnneks siis püsirohumaa, mis ei ole nagu siis põllumaa, ei omagi nii suurt väärtust. Ja kokkuvõttes siis laenusumma, mida ma pangast siis taotlema pidin, oli täiesti jõukohane nagu minu ettevõtlustüübiga. Nii et naaber sai oma raha ja mina sain siis toimetada edasi sellel maal, millest ma olen viimased 30 aastat siis tegutsenud. Et midagi nagu ei muutunud peale selle, et igakuine intressimakse on selline korralik. Aga vähemalt on üks nii-öelda siuke pärandniit nagu päästetud, et ei muudeta seda mingisuguseks, milleks ta ei ole kohane. Aga see on ainult omandis olev osa, et tegelikult me oma perega majandame siis 350 hektaril, mis on päris suur juba. Ja põhimõtteliselt piirnebki siis ümbruskonna maadega, et Põltsamaa vald ja Puurmani kant on see, kus siis osaliselt on ka looduskaitseala Pikknurme jõe ümbruses, mis on minu majapidamisest nagu tegelikult 15 kilomeetrit kaugemal. Et siis sinna me neid loomi iga kevad veame. Nüüd on juba läinud niimoodi, et me ikkagi päev otsa veame, et mitu kärutäit läheb sinna. Ja meie siis tootmisviis on siis, me tegeleme nagu portsjon karjatamisega, mis on selline looduslähendane karjatamisviis, millest ma võib-olla räägin pärast pikemalt. Ja peres on nagu üks palgaline töötaja, kelleks on siis minu elukaaslane. Et mina ise endale palka ei maksa, aga samas ma toimetan nagu FIE vormis. Ehk siis miks ma selle FIE olen hoidnudki, ongi see, et tegelikult on nagu jube lihtne nagu sellega jälle nagu peremajandamist teha. Ja lisaks sellele, et me tegeleme nende loomadega, kasvatame me tegelikult kogu oma muu toidu ka endale ise. Et ainus asi, mida ma endale praegu ise ei tooda igapäevaselt, on leib. Aga seda ma ei söö ka eriti, nii et ma pole selle pärast nagu väga muretsenud, aga kogu aiavili, liha ja muna tuleb nagu siis oma talust. Ja selle koha pealt ka, et kui ma olen seda nüüd viimased, ma ei tea, 20 aastat teinud, siis tegelikult, et see peaks nüüd küll olema jõukohane enam-vähem igal ühele, kes nagu tahab selle ette võtta, et seda ala ei pea olema väga palju ja tänapäevaste teadmiste kohaselt ei pea omama ka erilisi tehnikaid selleks, et nagu nii-öelda siis masinatehnikaid, et endale näiteks kartulit või porgandit kasvatada, et on olemas meil ju nii-öelda kaevamisvabad aiad ja kõik muu. Et mina tegelen sellega nagu paralleelselt, et ma katsetan ühte teist, aga kuna minul on kõik see tehnika olemas, siis ja loomad ja sõnnik, siis selle võrra nagu on ka lihtsam. Loomadest vaevalt need tõud teile midagi nagu väga ütlevad,
aga on siis punased angused, Herefordid, Simmentalid ja vägjuveised. Vägju on siis selline, noh, ta peetakse maailma kõige kallimaks selles mõttes lihaks, mida siis ühest loomast toota saab. Minu mõte selle vägju kasvatamise puhul oligi see, et vaadata, et mis siis juhtub, kui nagu selline hästi müütidega seotud lihatootmisviis, ehk siis vägju puhul ongi see, kus räägitakse looma masseerimisest ja õlle jootmisest ja kõigest sellest ja siis selle tulemusena siis nii-öelda kasvab selline hästi rasvane ja marmor on siis see, kui liha skiu vahel on nagu rasv, mitte lihase peal liha, mille siis kilo hind on meil siin 250 eurot kilo või isegi rohkem. Et mis siis teha, kui seda vägjut panna kasvama nii, nagu meil looduslikult veised kasvavad, ehk siis lihtsalt rohumal ilma igasuguste massaažiteta ja kinnipidamiseta ja nii edasi. Ja selle ma suutsin siis nagu ära tõestada enda jaoks ja ka nende gurmaanide jaoks, kellele me need esimesed vägjud maha müüsime, et seal pole mingit vahet. Ehk siis, et geneetiliselt see loom on tõesti parem, et see rasva, noh, tegelikult seal on küsimus selles rasvhappelises koostises, et tal on üks geen natuke rohkem või teistmoodi kui siis tavalisel veisel. Aga lõpuks selle rasva kasvatab ikkagi aeg, mitte mingi tehnoloogia. Ja kui ta saab nagu veisele omast sööta, siis selle võrra parem siis see liha veel on, sellepärast, et erinevalt sellest, et kui ta on nuumafarmis kasvatatud, siis on seal võib-olla 1, 2, 3, 4 komponenti, mida see loom sööb. Aga kui me kasvatame seda veist nagu Eesti liigirikastel rohumaadel, kus me oleme loendanud, meie rohumaadel on seal mingi 110 erinevat liiki, mida siis veised söövad. Ja nendel liikidel on kõik need enamustest, ütleme ju inimese mõistes on üle poole neist ravimtaimedeks. Et siis need head omadused ju lähevad sinna lihasse kõik kaasa, sealjuures maitseomadused. Et noh, võiks olla nagu selline kullaauk, aga noh, palju meil neid gurmaane on, pluss see, et vägju selleks, et ta seda rasvast liha kasvataks rohumaal, noh, lähebki mingisugune keskmiselt 1 kuni 2 aastat rohkem kui siis tavalise veisega. Ehk siis see aeg lihtsalt kulub selleks. Aga mingisugune, noh, ütleme, et klientuur on olemas, et see on selline, ja kuna ise tahan ka süüa nagu seda kõige paremat toitu, siis seda nagu osta kuskilt ei saa mujalt. Või nagu ei olegi, et osta võiks ju igasid asja, aga kust ma ostan nagu, ma ei saa osta sellist kvaliteeti mitte kuskilt, kui see, mida ma ise teen. Et noh, see on nagu fakt, et mitte keegi kuskil mujal maailmas ei, no kindlasti ma tean, et Rootsis on üks, kes kasvatab siis Rootsi nendel nii-öelda pärandniitudel vägjusid ja nii edasi, et noh, et miks ma siis seda ise ei võiks juba teha. Et nii ongi, et kogu see veisekasvatus on meil 100% siis karjamaal söödetud ja talvesöödaks on siis hein ja silo ja sool põhimõtteliselt, et rohkem midagi juurde ei anna. Et hästi paljud inimesed küsivad, et mis see siis nagu on, et hein ongi lehmade söök ja karjamaa rohi, aga see viimase 20 aastaga on siiski meie põllumajandus tootmistüüp ja toidu tootmine totaalselt muutunud. Et noh, et kui te ise sõidate ringi, et palju te neid loomi karjamaal näete? No ikkagi ei näe, ütleme nii, et kui lähete kuskile Läänemaale, Virtsu, Lihula kant, et seal võib neid ikka näha, aga Eesti, Kesk-Eesti siis sellistel viljakamatel aladel, no ikka päris õnnega koos peate olema, kui te mõnda lehma karjamaal söömas näite, eks ole, siis kogu see piim, mis meile tuleb suuremas osas ja liha, kui te ostate teda tundmatul lihana poest, siis ja noh, sealiha eriti, siis tõenäoliselt see on kuskil väga kinnistes asutustes kasvatatud, väga lihtsustatud sööda peal. Ehk siis vaadataksegi looma sööda puhul ainult seda kaloraaži. Ja selleks võib piisata ju mõnest 2-3 komponendist, aga see, mis nagu loomal, mis tegelikult sinu toidule väärtuse annab, ehk siis see, et see toit oleks, kui te inimesena ise tahate süüa mitmekesiselt, mis te siis arvate, et nagu loom ei tahaks süüa mitmekesiselt ja loomadel on olemas ka sellised, on täiesti teaduslikult tõestatud, et on olemas selline asi nagu self-medicating ehk siis nagu enese tervendamine.
nii-öelda metsikutel loomadel, šimpanssidel, kes iganes looduses on jälgitud, et aeg-ajalt nad vajavad söögiks mingeid taimi, mida nad muidu tavaliselt ei sööks, eks ole, et kas siis parasiidi tõrjeks või mingisuguse põletikuprotsessi parandamiseks, siis nendel meie praegustel koduloomadel ja veistel ja lammastel ja kitsedel ja sigadel on tegelikult täpselt sama omadus, et selleks, et nad püsiksid terved, nad aeg-ajalt vajavad loodusest otsida mingit taimi ja nendel meie tänapäeva piimalehmadel ja rääkimata sigadest on see võimalus ju ära võetud. Ehk siis, et see liha, mis sealt tuleb, on lihtsalt üks nii-öelda energia ja proteiini punt, aga seal tegelikult neid niisuguseid tervistavaid omadusi enam ei ole. Et see on üks põhjus, miks ma ikkagi nagu ei saagi jätta kellelegi teisele ka seda toidutootmist. Et piimaga on kõige keerulisem minu jaoks, et tahaks nagu piima juua aeg-ajalt, lastele ka osta, siis ma ei julge soovitada kahjuks, et ainus piim, mida ma praegu nagu, kui teil ei ole omal mingit kogukonnas kellelgi, kellel oleks lehm, siis ainus, mille peale kindla peale minna ongi see, et ostate mahepiima ja ennem kontrollite, et kas see mahetootja ikkagi oma lehmi karjatab. Et kui meil on ka praegu kahjuks ikkagi nii, et see, et on väiketootja, ei tähenda seda, et lehmad saaksid väljas käia ja süüa mitmekesist toitu. Et kogu see nii-öelda tootmisprotsess on aetud ainult mahu peale, mitte kvaliteedi peale üles. Ja et see selleks siis ühesõnaga, et see on väga oluline teada, mida teie toit sõi kokkuvõttes, et see ei ole minu välja mõeldud lause, aga meil on käinud Eestis ka üks selline tore teadlane, mullateadlane küll, kes siis Anne Piclet, kes on siis selle öelnud, et tal on terve raamat sellest kirjutatud, millest ma edaspidi näitan teile ka. Mahepõllumajanduslik tootmine, et see on nagu minu mõistes nagu elementaarne, et võiks öelda, et hästi paljud Eesti lihaveisekasvatajad tegelikult on mahedad, ka need, kes ei ole ennast siis ametlikult mahedaks teinud. Ja see on üks niisugune kurb asjaolu ongi selles, et ühtepidi see mahetootmise regulatsioon nagu kaitseb seda kõige suuremat, ütleme, et mahetootmine on tegelikult kõige suurem Euroopa kvaliteedikava. See on kõige rohkem kontrollitud, hästi ära reguleeritud, aga see reguleerimine on tegelikult põhjustanud ka selle, et niisugusel tavalisel lihtsal oma tarbeks toitu tootval inimesel muutub selle regulatsiooni täitmine nagu täiesti koormavaks ja kohutavaks. Et meil on nagu palju lihaveisekasvatajad, kes ei saa näiteks Liivimaa lihaveisele, meie kaubamärgi all müüaks ainult maheloomi, ei saagi müüa sellepärast, et nad on otsustanud mitte astuda sellesse protsessi, kus siis mahetootmine ja selle kontrolli endaga kaasa toob. Et see on niisugune kahe otsaga mõõk, nagu, et kui see lastaks lõdvemaks, siis oleks selle oht sellest, et me ei tea tegelikult seda, mida me tahame, aga teiselt poolt jälle siis mahetootmise puhul on nagu selle tootmisviisi headuse kontroll ära kadunud, on lihtsalt nagu niisugune paberimajandus on kasvanud üle pea ja vaadatakse, et mingid suhteliselt imelikud regulatsioonid oleks täidetud, aga see, et kas mulla tervis on hea ja kas looma tervis on hea, see ei oma nagu enam väga suurt tähtsust. Aga minul ei ole lihtsalt algusest peale, kui ma sinna tallu elama läksin, polegi nagu, kui ma alustasin sellega nii ammu, ehk siis 2004 ma arvan, jah, siis siiamaani ma tegelikult saan aeg-ajalt veel nii-öelda karistada riigi mõistes, kui ma olen midagi valesti teinud mahetootmises. Aga õnneks need karistused pole olnud nii suured, et see mul kuidagi oleks nagu mõjutanud. Et seal ongi, et niisugused regulatsioonid näiteks ma toon näituseks, et mahetootja, siis sa võid kasutada ainult näiteks külvamiseks maheseemet, kui seda on kättesaadav olemas. See, et kas seda on kättesaadav või ei ole kättesaadav, pead sa kontrollima kuskilt Excelist, mis ripub kuskil ministeeriumi kodulehel, mis nagu aeg-ajalt muutub, eks. Et kui seda sorti, mida te sealt tahtsite, seal ei ole, seal Excelist, siis te võite mitte mahedat seemet osta ja nii edasi ja nii edasi, eks ole. Aga kui ta sel samal hetkel on olemas olnud, siis on võimalus teid nii-öelda juba rikkumise eest karistada. Ja seal on veel näiteks sellised, et mahetootja võib osta mittemahedaid loomi, juhul kui need on esmaspoegimata emasloomad. Et kui te mahetootjast tahate osta endale näiteks naabri käest vasikat,
pullvasikad, mille te ise üles kasvatate elu lõpuni mahesööda peal ja ära realiseerite, siis te olete juba rikkunud. Et sellised nii-öelda ja need regulatsioonid tulevad siis Euroopa määrusest, mille peale siis meie need ametnikud ütlevad, ei, me ei saa midagi teha, et me ei teagi. Tegelikult, et hästi paljudes teistes riikides ikkagi on nii-öelda see tõlgendamine, et kuidas sa nagu mingid regulatsiooni tõlgendad, on nagu tootja poole rohkem läbi mõeldud. Ja teine asi on ka see, et neid rikkumisi üldse vähem oleks, siis hästi palju sellisest bürokraatiast ja paberimajandusest korraldavad ära konsulendid põllumajanduses, kes on siis see vahelüli nii-öelda siis nende ametnike vahel. Aga Eestis on meil konsulendisüsteemiga asjad viimased väga-väga mitu aastat kaunis kehvasti. Ühesõnaga, ja ei näita nagu paranemise märki, et siis põllumees või naine peab olema ise otsast lõpuni nagu täielik imeinimene. Ühesõnaga, ta peab teadma kõiki võimalikke maailma regulatsiooniakte, mitte ainult põllumajandusest, vaid ka veeseadusest, keskkonnakaitsest, mis iganes kohaliku omavalitsuse mingeid piiranguid ja kõiki neid täitma, et ametnik ja muu bürokraat teab ainult ju seda kitsast rida, millega tema tegeleb. Et see on ka üks asi, millega ma olen nagu oma siis vabatahtliku tööna siis tegelenud, et ma üritan nagu tähelepanu juhtida siis neile asjadele, et mis siis nagu on täiesti vastuolus mingisuguste terve mõistuse häältega ja ma olen korra, just tänases päevas ma olengi mõelnud, et ma olen tegelikult ühe protsessi nagu otsast lõpuni läbi teinud, mis pole minu usku nagu demokraatia toimimisse kahjustanud, või ma saan aru, et tegelikult kõik on võimalik. Ühesõnaga, et me muutsime ära korra veeseaduse ühe punkti, mis oli kehtinud tegelikult aastast 1991, aga see veeseaduse punkt ütles, et veekaitsevööndis, mis on siis vastavalt kas 10 meetrit või 3 meetrit või meeter, on keelatud karjatamine. Ja see oli kehtinud aastast 1991. Et kõik oli niimoodi, et et las ta olla, et keegi ei vaata seda, et me ju ikka karjatame veekaitsevöönd. Ja see kehtis ainult sel juhul, kui see veekaitsevöönd ei olnud looduskaitsealal, et looduskaitsealal otse loomulikult võisid karjatada. Ja siis ma küsisingi, et kuidas mõelge nüüd loogiliselt, eks ole, et looduskaitsealadel me soosime veekaitsevööndis karjatamist ja siis selles tavalises põllumajandusvööndis me ütleme, et see on keelatud. Et miks? See lihtsalt on niimoodi. Ja see protsess, see seaduse muutmise protsess kestis 3 aastat. See käis läbi õiguskantsleri ja lõputuid niisuguseid istumisi siis keskkonna ja komisjonis, Riigikogus ja maaelukomisjonis, aga see sai tehtud. Et niisuguseid punktikesi on meie seadusandlus täis, lihtsalt jube kannatlik ja järjekindel peab olema, et seda nagu paremaks teha. Et seetõttu ma arvan, et kui mingi viga kuskil on, siis neid saab parandada. See puudutab ka siis seda mahemäärust näiteks, et tegelikult läbi Euroopa saab ka asju muuta. Nii. See ei ole ka minu välja mõeldud asi, et loodusega võitlemine ei tasu ennast kunagi ära, et isegi kui sa võidad, oled sa igal juhul kaotanud. Et kõik, mis me teeme, omab mingit mõju põllumajanduses eriti. Ja tegelikult peaks põllumajanduse juures lähtuma siis nii-öelda sellise vähima kahju printsiibist. Et lihaveisekasvatus iseenesest on üks kõige sellisemaid, seda on võimalik teha nagu ühtepidi kõige vähem keskkonda kahjustavalt, ja teistpidi, kui me mõtleme, mis maine on lihaveisekasvatuses nagu üldises maailmas, siis see on nagu nii halb, et selle kohta nagu see ongi see, et miks nagu veganiks peaks hakkama ja et kuna 1 kilo liha tootmiseks on keskkonnamõju nagu kõige suurem. Ja see tundub nagu hästi jabur, eks ole, sest me vaatame sellest Eesti nagu sellest vaatevinklist, eks ole, et kus meil lehm käib karjamaal, sööb rohtu, karjatatakse pärandniidul. Aga kui me mõtleme sellest, et kuidas veiseliha toodetakse nagu valdavalt kahjuks 90% ma pakuks välja, no võib-olla mitte 90%, võib-olla 80%, siis tõesti on see tootmisprotsess väga
kaugel siis nagu sellisest loodussõbralikkusest, et kogu sööt veistele toidetakse teraviljadega, eks ole, põhimõtteliselt, mille kasvatamiseks kasutatakse niisutussüsteeme, mida siis väga tugevalt väetatakse mineraalväetistega, noh, nii-öelda siis veise toidulaud konkureerib siis nagu inimese toidulauaga. Et noh, et selles mõttes peab sellest aru saama, et sealt on tulnud see põhjus, miks veiseliha peetakse nii keskkonnavaenulikuks. Ja miks siis ei saa alati meiega öelda, et näi, noh, et see on kõik lollus, et see pole lollus, lihtsalt peab ütlemagi see, et see tõsiasi, et sööge lihtsalt sellist veiseliha, mille tootmisviisist olete teadlikud. Et noh, et ei ole mõistlik nagu inimesena aidata kaasa sellele, et kuskil on põllumullad ära kurnatud. Aga see, et taimetoitlus kuidagi moodi mulda ei kurna ja keskkonnale kahjulik ei ole, seal pole ka mingit võrdusmärki. Et tegelikkuses on igas piirkonnas on nagu, noh, ütleme nii, et ökosüsteem ei ole vegan. Et see ringlus käib kogu aeg käima ja selleks, et meil oleksid terved ja elujõulised taimed ja jätkusuutlik taimekasvatus, paraku vajab see keskkond loomi. Eriti hea, kui nad oleksid siis nagu veised või hobused või kitsed või lambad, ehk siis mäletsejalised ja rohusööjad. Et mida ma siis olen üritanud teha oma selle nii Liivimaa lihaveise kui siis ka oma talu alt, ongi see, et ma püüan nagu propageerida seda ühte väikest, noh, meile tundub küll, et tundub, et noh, et see kõik saavad aru, eks ole, sellest, aga tegelikult me elame ikkagi väga väikses mullis, mida ma olen proovinud siis propageerida, on see, et kui sa kaasad nagu looduse oma põllumajandustegevusse, siis tänu sellele me hoiame nagu need põllumajandustootmise kulud nagu hästi madalad ja sellega muudamegi oma tegevuse nagu jätkusuutlikuks. Ja lehmal on 4 jalga nagu looduse poolt antud ikkagi asja eest. Et praegusel juhul, kui te kujutate ette, kuidas veisekasvatus käib, siis on niimoodi, et lehmad on laudas kinni. Eks? Nii, siis kogu sööt tuuakse neile siis masinatega, mis on põhimõtteliselt ju väga energiakulukad, et noh, kütust vajavad iga päev, traktorist peab palka saama iga päev, kogu sööt tuuakse nagu masinaga ette selles mõttes, et noh, lehmad karjamäel ei käi, 4 niidet tehakse silo, kõigepealt see silo sileeritakse, karjama rohtugi ei tohi lehmale jumala eest ette viia, sellepärast, et muidu järsku see toiduratsioon nagu muutub tema jaoks liiga palju. Nii, siis see sõnnik, mis lehmast kukub, eks. Et see ka ju ei kuku mitte rohumaa peale, kus ta kuulub ja kus ta oleks nagu taimedele kõige paremini kättesaadav, see kukub siis tõenäoliselt siis restpõrandale, restpõrandast läbi läheb ta siis nii-öelda, pumbatakse ta läga laguuni ja siis see väärtuslik sõnnik on muutunud järsku mingiks siukest täielikult keskkonnakahjulikuks pommiks, siis nii-öelda metaani tootmise näol. Selle sõnniku poolest on ka niimoodi, et no selles mõttes ongi hea rääkida nagu sellest komposti käimlast nagu seal juures, et mis nagu põhiasi, kui te kõnnite karjamaal, no kui üldse keegi saab karjamaal käia, siis tegelikult sellist asja nagu sõnniku haisu tunda ei ole. Ja seal on oma põhjus ja evolutsiooniliselt on lehm ehitatud või üldse hobune, lammas, kits ka niimoodi, et see koht, kus tuleb piss, sealt samaaegselt ei tule kaka, ehk siis need ei segune kunagi looduses. Ehk siis kui loom käib karjamaal, siis uriin kukub ühte kohta, sõnnik teise kohta. Uriin on taimedele kohe kättesaadav, sõnnikul toimub siis nii-öelda igasuguste mikroobide ja seente ja bakterite protsess, mis ta siis lagunevad, aga kui need kokku segada, siis tekivad siuksed keskkonnaohtlikud ühendid. Nagu ongi siis metaan, ammoniaak, vääv ja vesinik. Ja kui me lehmad lauta kinni paneme, siis me nagu põhjustasimegi selle, et noh, et mitte, et nendest sõltumatult me segame selle sõnniku nagu kohe ära ja siis hakkame rääkima, et noh, meil on tohutud keskkonnaprobleemid ja metaan ja et noh, ütleme 50% lehma nii-öelda nendest keskkonnakahjudest tulebki sõnnikust, 50% on siis see nii-öelda seedemetaan, mille vastu ta midagi ei saa, eks ole, kuna ta peenestab seal oma kõhus siis seda teravilja või rohtu. Ja noh, ütleme, et poole probleemidest, keskkonnaprobleemidest me lahendaksime sellega, kui me lehmad lihtsalt karjamaale laseksime. Et noh, et kohe väheneks
fossiilsete kütuste vajadus, sellepärast et lehmal on 4 jalga, et ta tegelikult võiks käia karjamaal, süüa rohtu, mitte see rohi tuleks teha sileerida ennem ära, vedada tohutute traktoritega, siis vedada sõnnikut põldudele, siis olla hädas sellega, et selle sõnnikuga veel, et kui lehm nii-öelda karjamaale kukub see sõnnik, siis ongi, et see on taimedele kättesaadav täpselt sellises nii-öelda mastaabis ja vormis, nagu ta on. Aga kui me viime selle sõnniku lägana, siis ta on hästi leostuv ja lenduv, et seal on nagu 2 asja, et ühtpidi, kas ta läheb põhjavette, Läänemerre või teine asi, et ta lihtsalt nii-öelda, mida te tunnete, eks ole, et kui te seda tunnete, siis järelikult see on juba atmosfääris. Ja selle tulemusena siis Eesti ägabki praegu tegelikult vaatamata sellele, et meil on läbi sajandite kõige väiksem loomade arv, mis meil kunagi on olnud. Meil Eestis ei ole vist kunagi olnud nii vähe loomi. Kui te ringi sõidate, siis nagu ma ütlesin, et ei näe lehmi, seal on üks põhjus, et nad on kuskil laudas kinni ja teine põhjus on, neid on ka 5 korda vähem. Et 1936 meil oli 1,6 miljonit karjatatavat looma. Tänasel päeval ma jään karjatatud loomade arvuga natuke hätta, aga see võib olla mingisugune 80 000 võib-olla, eks ole, võrdluses 1,6 miljoniga. Loomade arv on siis võib-olla seal 270 000 veistis. Kokku kõik, kokku. Aga vaatamata sellele, et meil on nii vähe loomi, on meil väga suur keskkonnareostus. Oht just nimelt meil on küsimus nagu puhta põhjaveega. Mitte ainult puhta põhjaveega, vaid me reostame siis nii-öelda Läänemerd. Ja see tulebki jälle sellest, et mitte loomade arvus pole küsimus, vaid selles, et kuidas neid peetakse ja selles, et see sõnnik, mis sealt tuleb, sõnnikus ei ole ainult küsimus, vaid on küsimus ka mineraalväetistes, on lihtsalt seda ei osata nagu õieti doseerida, see läheb nagu väga kergesti keskkonda. Et kui see väike loomade arv oleks peetud teistest tootmistüüpidest, näiteks sellised nagu rohkem Kesk-Euroopas on, kus on väiksemad farmid, rohkem sügav allapanu, siis meil sellist probleemi tõenäoliselt ei oleks ka. Aga Eesti on võtnud oma põllumajanduspoliitikas miskipärast. Seal on hästi palju põhjuseid, eks ole. Üks põhjuseid oligi nõukogude aeg, kui juba moodustati kolhoosid, siis nõukogude aja lõpus oli juba lihtne nendel kolhoosi esimestel öelda, et me läheme Ameerikasse. Et meil on juba nagu olemas selline tüüpiline, mis siis, et me oleme hästi väike riik, aga meil juba sellised suurfarmid on olemas, et nüüd vaatame, et kuidas seda veel intensiivsemaks teha ja kõik ütlesid, hurraa, teeme ära ja mindigi, et meie nii-öelda tootmistüübiks nagu mitte keegi nagu otseselt kokku ei leppinud, aga arvati, et Eesti võiks olla nagu piimatootmise riik ja võeti siis suund sellisele Ameerika stiilile, mis on nüüdseks põhjustanud selle, et meil on põhimõtteliselt võib-olla 2 käe sõrmedel suuri farme, mis on aga nii suured, et nad on muutunud nagu siukseks keskkonnariskiks nagu iseendale ja ka tegelikult nendele väikestele farmidele, kes siis nagu ümberkaudsu asuvad siis kuskil. Et ma jõuan nüüd jutuga nagu suu- ja sõrataudini. Ma olin sõnniku kohta küsida, ma ei tea, kas see tuleb sellest veel infot, aga see, kuidas sa teed, et kui karjamaal ju sõnnik läheb joodi suure pätsina ühte kohta, et kas sa kuidagi jäästad oma maika või teed midagi või see jääbki, aga sul on piisavalt ekstensiivne... Ei, see on... Et see päts seal ühes kohas on... See päts... loomaga süüa selle koha pealt. See päts kaob sealt, kõik sõltub sinu nagu selles mulla tervislikust seisundist. Et see on üks teine asi, et Eestis on ka see probleem, et meil on eriti hobustel ja lammastel on see, et me räägime parasiiditõrjest ja siis meil on, et et ussid, kõigil on ussid, et ivermektiin ja kõmm selga ja need ravimid, mis antakse siis parasiiditõrjeks, on üsna hävitavalt mõjunud siis nendele sõnnikumardikatele ja erinevatele siis teistele mikroobidele, mis siis peavad seda sõnnikut lagundama. See on üks põhjus, miks see päts natuke liiga kauaks sinna jääb. Et sul ei ole nagu piisavalt neid tegelasi, kes siis selle nagu peeneks laseks selle sõnniku. Äästada ei ole tegelikult vaja, on vajadus võib-olla siis, kui sul on juba see tasakaal nagu nii nõrk seal. Aga teine asi on see, et kui sa tegeled portsjon karjatamisega, siis see ala, kus lehmad on või loomad, ükskõik mis loomad on väike korraga, nad on seal peal hästi intensiivselt, nad siblivad seal ringi, tõenäoliselt niisugust nii-öelda puutumata või nii-öelda sõraga läbi tõmbamata pätsi seal ei olegi, sellepärast, et lähevad nagu massina peale, liiguvad massina ära ja tulevad tagasi pika aja pärast.
Ehk siis sellised rammutukkasid, nagu me oleme harjunud nägema ja mida siis nagu koolis õpetati, et muidu rammutukad tekivad, kus siis nagu sõnnik seisab ühes kohas, kasvab sinna niisugune rohelisem tutt, seda loomad ei söö ja neid tuleb niita. Siis portsjonkarjatamine on tootmisviis, millega selle nagu saad ära likvideerida. Teine asi on see, et hobustel on omad nipid, aga hobuste portsjonkarjatamisega tegeled. Hobuste häda ongi see, et tavaliselt neid on nii vähe, eks ole, et see grupp on nii väike, et nendega niisugust massilist nii-öelda pealeminekut ja äraminekut on keeruline teha, aga on mitte Eestis, vabandust, võib-olla on Eestis ka, aga on siis mujal maailmas ja just nimelt Suurbritannias on siis tegelasi, kellel siis on omad nipid tehtud, et kuidas siis seda väikese arvuga, kui sul on 2, 3 või 10 hobust, et kuidas siis seda portsjonkarjatamist korraldada, et saada nagu sama hea tulemus. Aga jah, et see, kui seal ühes kohas on nagu niisugune kontsentreeritud sõnnik, siis see muudab selle taime ka loomale, see on juba loomulik selline nagu kaitsemehhanism, et ta ei söö seda. Ta sööb selle ära siis, kui ta on ikka jumala nälgas, et selline näljasurm on silmes, siis ta läheb neid rammutukkasid söömas. Nii kaua, kui tal võimalus on, siis selle nii-öelda lämmastiku ja muude parasiitide osakaal nagu ta pigem ei söö seda, see kasvab seal suureks. Üks asi, mis aitab, kui tegemist on ainult parasiitidega, siis on see, et hästi hea on vaadata, et kui on käinud üle esimene öökülm sügisel, siis loomad hakkavad sööma neid rammutukkasid, sellepärast, et tõenäoliselt nad tunnetavad ära selle, et siis see külma aste on nagu hävitanud natuke neid parasiidimunasid. Ja parasiidimunadega on üldse niimoodi, et enamus nendest munetakse siis 5 sentimeetri, kuni 5 sentimeetri kõrguseni rohukõrrele. Ja kui karjamaad hoita niimoodi, et mitte kunagi ei lase ta süüa madalamaks kui 5 sentimeetrit, siis kaovad ära igasugused vajadused kasutada oma loomadel ussirohtu. Ja siis võivad jälle lambakasvatajad öelda, et ei, see on võimatu, et lammas sureb ära, kui ta suuremat rohtu sööb, aga tegelikult on nii, et ka lambad saavad käia oluliselt suuremas rohus ja lammas on samamoodi mäletseja, ehk siis tegelikult ta saab süüa nagu seda kõrgemat rohtu. Hobuse kasvatuse puhul, kui selle nii-öelda muru pügamine sellises kõrguses ära lõpetada, siis pääsneb paljudest terviseprobleemidest, mis hobuse kasvatuses on väga tavaline, ehk siis nagu laminiiteks, mis on ju tegelikult see, et hobune saab liiga palju energiat, sest et selles faasis rohi kuni 5 sentimeetrit, see on nagu jäätis lapsele. Et see on energia power, seal on hästi palju energiat, see muidugi maitseb igale loomale kohutavalt hästi, alati ta eelistab sellist värsket esimest nii-öelda rohtu, aga ta, see ongi see, et kas te tahate süüa, kas teie lapsele on söögiks vajalik brokoli või jäätis, et jäätist aeg-ajalt võib saada, aga üldiselt see ongi üks sihuke nipp nagu. Et tegelikult see õige rohukasv, mis ka portsjonkarjatamisel on, et nagu tavaline portsjonkarjatamine või selline nii-öelda, et mida ütleme 60-ndel, 70-ndel, 80-ndel Eestis propageeriti, oli ka selline, et see mõte oli nagu natukene vildakas või mitte väga jätkusuutlik, ehk siis räägiti sellest, et rohi peab olema kogu aeg mahlane, 20 sentimeetrit selline ja siis, et me hoiame nagu selles rotatsioonis, aga tegelikkuses on see, et rohi võib olla oluliselt või peakski olema oluliselt kõrgem, sellepärast, et see taimes, kui ta kasvab, siis toitained, see on sama lugu nagu selle, et mis see tegelikult väärtus on, kas me räägime ainult kaloritest või siis nagu kogu siis sellest nii-öelda fütotoitainetest, mis seal sees on, et osaliselt toitainete nii-öelda see kontsentratsioon tõuseb kõrgemale ka siis, kui ta hakkab seemet moodustama. Tegelikult seal seemnes võib olla nagu päris palju nagu toitained, et mul on tehtud videosid, kus ma lasen nagu kogu karja lasen uuele rohumaale, mis siis näiteks rookaruain, kui te teate, sihuke kõrreline on, mis juba õitseb, söödatehnoloog või mingisugune vend ütleb, et ei, see on täiesti kõlbmatu, et ära purustada, maha niita, et see ei ole nagu loomasööt ja siis lased loomad sinna sisse, siis vaatad, mis toimub, et esimene 20 minutit lehmad käivad, söövad neid päide rooõisikuid niimoodi, nagu hobused niimoodi võtavad pealt, söövad neid, siis mingi aeg söövad selle ära, siis pistavad pea alla, hakkavad sööma siis seda rohelist valget ristikut. Et kui me nagu teaduslikult läheneme ja oleksime näiteks selle karjamaa ära niitnud ja teinud sealt siis söödaproovi keskmise, siis me oleks saanud selle üsna kehva. Aga kui me võtame nagu selle ülemise otsa, kus on siis energia läinud juba ülesse, siis taimened seemned
või õisikud ja siis alt, kus on siis need värsked võrsed, et noh, lehm nagu ja hobune, ükskõik milline loom oskab valida seda tasakaalu, et kui see nagu talle ära niidetakse, ära hekseldatakse, segatakse millegi kokku ja siis sisse söödetakse ja veel pannakse sinna mingisuguseid nagu maitse tugevdajaid, nagu ka veistel kahjuks tehakse, pannakse juurde, siis tal noh, kaob see võime nagu valida ära. Veis on väga vastupidav loom, et ta ei sure ära selle pärast, aga ta ei ela ka kaua. Ehk siis Eestis on lüpsilehma keskmine eluiga on 2,5 laktatsiooni, noh, mis tähendab seda, et ta elabki maksimaalselt 5 aastat. Ja siis sureb ära, eks ole. Aga kui tal lastakse nagu valida seda, mis ta saab, siis ta elaks oluliselt kauem. Aga ma ei tea, mis ma selle sõnnikuga, kus meil jäi see sõnniku poole. Aga jaa, et kas on vaja äestada, et noh, tegelikult ei ole vaja äestada. Et esimesed aastad, kui ma hakkasin tegema oma portsjon karjatamist seal luhtadel, siis oligi nii, et mingid sõnnikupätsid elasid nii-öelda, olid nagu mumifitseerunud seal põllu peal, et ikka aasta ja 2 oli näha nagu. Ja nüüd enam ei ole. Et noh, see lihtsalt tuleb nagu see protsess ka ju, ega ta ei käi niimoodi, eks ole, et noh, et see kõik see nagu hakkab arenema ja pisitasa ja sa tood endale seda nii-öelda elurikkust juurde ja see mulla elurikkus käib nagu koos loomadega. Et kui on need niidud, mis kunagi on karjatatud siis 100 aastat tagasi, 200 aastat tagasi, seal on neil vaike seisundis on nii-öelda see elu seal. Ja siis lihtsalt, kui see veis sinna peale tuleb ja veise, noh, on mingid Kanada teadlasi, kes on kindlaks teinud, et veise vatsa bakterid on geneetilises suguluses siis mulla bakteritega. Lihtsalt see ring tuleb nagu uuesti käima saada, siis see mulla elustik ka nagu tärkab ja areneb seal ja siis need nii-öelda sõnniku pätsid hakkavad mingil kiirusel ikkagi sealt ära kaduma ja see ringlus läheb nagu kiiremini käima ja see lihtsalt võtab aega. Teie ussirottu oma loomidele enne? Ma olen andnud üle 10 aasta tagasi. Siis me tegime innovatsiooniklastri, kus me võtsime aasta või 4 aastat võtsime iga aasta, noh, vaata, et see ussirohu andmine on ka selline asi, et meil tehakse seda sageli nagu ilma proove võtmata. Ja, sest nüüd minu maaülikool just enam ei profülaktiliselt üldse ei anna, ei tule tegema. Ja. See on põhjus, see ongi põhjus selles, et sellel on nii palju negatiivseid mõjusid on sellest, kui antakse igaks juhuks loomadele ussirohtu. Tekib see resistentsus? Resistentsus on üks asi, aga see, et noh, mulla elustikku hävitab ka ära. Aga hobustele ikkagi soovitatakse sügisel anda paelussi vastu, mida need proovid ei näita. Ja. Ei kindlasti, aga vaata, see ongi see, et kõik see asi, et see paelussi muna, noh, see on ka ju kuskil, eks ole. Esimese... Seda sa ei saa proeproovist näha. Ja, aga no ma mõtlengi, et sa saad välistada selle, et sinu hobune selle paelussi muna saaks. Et see ongi see karjamaade vahetamine, roteerimine, suure rohu peal söötmine. Hobustel seda muret ju üldiselt ei ole, et nad nälga jääks karjamaal, eks ole. Vastupidi on, et kui hobune käib karjamaal, siis ta saab liiga palju toitainet sealt või noh, sellest samast selle 5 sentise rohust. Et kui sa suudad hobuse lasta toida nii palju nagu vahet nendel rotatsioonidel, et see rohi kasvab vanaemaks, noh, küpsemaks, siis hobune ei lähe sealt seda paelussi muna sealt 5 senti kõrguselt otsima, vaid ta ikkagi saab nagu, et lõpuks nagu vähendate. Ühesõnaga, ma andsin ussirohtu kuni selleni, kuni me hakkasime neid proove tegema, siis selgus, et polnud see foon nii kõrge, polnud ussirohtu vajadust anda ja nüüd eelmine aasta ma tegin siis maaülikooliga, tegime uued nii-öelda koondproovid kõikidest karjadest ja noh, tulemus oli 0. Et see oli hästi positiivne nagu selles mõttes, et see päriselt aitab, see portsjon karjatamine. Lihtsalt noh, see võtab natuke aega ja noh, sa pead nagu oma looma tervise eest ikkagi nagu hoolitsema ja noh, ussidesse saab ära surra küll. Et noh, see kontsentratsioon läheb nagu hästi suureks, et minu esimene ja ainuke õudne kogemus oli sellest, et mul oli enne, kui kõik need seakatku ja jamad olid, mul oli üks lemmik siga, mille ma sain ühest tallist ja see siga oli siuke vana emis. Ja mina ei olnud, mul oli mingit kogemust, siis sigade kasvatusega ei olnud ja elas mul seal kuskil jõe ääres ja aastaid elas oli lõpuks tegelikult oli lõpuks 450 kilo ja jäi haigeks ja see oli enne, kui see seakatk tuli, et keegi nagu seda ei hakanudki õnneks nagu paanitsema ja siis kutsusime arstiga, arst arvas, et peaks andma ussirohtu järsku seale ja andiski ussirohtu ja noh, see siga oli nii usse täis, ehk siis need ussid surid kõik korraga ära ja tekitasid siis sellise toksiini koguse seale, et ta suri sellesse
noh, põhimõtteliselt, et ega sellega nagu nalja ei ole, aga ma mäletan, et see oli minu üks väheseid Väike-Maarja või selle, noh, mis see loomsete käitlemise tehase autojuht tuli kohale, et ma saatsin ta sinna, et noh, et see on seal see siga, siis ta tuli ütles, et teate, teil ei ole veisid ka nii suured. Selle nagu see peale tõstis, siis ta ütleski, et ta kaalus, mina ei teadnud, kui palju see siga kaalus, et siga oli kaalunud 450 kilo. Ta suri ära. Ja ta sai ussirohu ja ta hommikuks oli surnud, ta tundis ennast halvasti ja noh, ma arvan jah, et ma ei oleks tahtnud, ta oli liiga palju lemmikloom selleks. Et jah, aga kõikide loomadega see parasiitide vähendamise mõte on see, et nad ei ole loomulikult loodud ühe koha peal elama. Eks, et see liikumine, protsess, mis veistel on see, et nad ikkagi on lühikest aega ühe koha peal, liiguvad edasi, mis neid siis seda liikuma paneb, ajalooliselt olid need kiskjad, nad pidid kiskjate eest ära liikuma. Praegu on tehti lindudega ka need, mis need on, need nurmkanadega on tehtud nagu saatjad on külge pandud, et noh, et nurmkanad ju liiguvad kogu aeg, nad tulevad mingisuguse kuu aja pärast nagu samasse kohta tagasi toituma, kus nad ennem on olnud, ehk siis on samamoodi, et muidu tuleb ju rebane, kes juba arvestab, et ta võiks ju seal elada, aga kui ta kogu aeg edasi liigub, siis veistel on samamoodi. Ja sigadega on niimoodi, et Inglismaal on, ma käisime seal, kui Eestis nagu tahetakse taastada pärandniite, ehk siis meil on vaja tagasi tuua nagu loomad sinna niitudele, siis Inglismaal on tehakse on üks knepp estate, ehk siis mõis, kus siis tehakse seda nii-öelda rewildingit, ehk siis tagasi nagu loodusele andmist terve mõisa nii-öelda selline ala, mingi 800 hektarit järsku. Ja seal on ka niimoodi, et on arvestatud, neil on sigu sinna vaja, aga siis sigade arv, mis sinna toodud ongi see, vist oli 5 siga 35 hektarile või midagi sellist, et see sigade arv peab olema, aga suhteliselt väike, et nad noh, kui sigu peeta ka nagu karjamaal ühes kohas kaua, siis igasugused haigused on nagu kiired tulema. Aga talvel sa siis hoiad ikkagi ühes kohas või samamoodi liiguvad ringi? Talvel liigume samamoodi ringi. Jah. Et talveks on minu loomad tulevad, mul on olemas siis sellised betoonist plats ja varjualune, aga me tuleme nende loomadega sinna siis, kui on, me peame võõrutama siis need eelmise aasta vasikad. See on üks protsess, kus ma teen selle vaikse võõrutuse, seda saaks muidugi karjamaal teha, aga lihtsalt betooni peal on lihtsam. Ja siis need, kes on ära võõrutatud, lähevad uuesti talvistele karjamaadele edasi liikuma ja emad jäävad siis poegivad mul ka platsi peal, just nimelt see on see metslooma risk, et noh, et ei tea, millal need hundid ja muud asjad ka meile siia jõuavad, et siis neid vastsündinud vasikaid keegi ära ei sööks, et ma harjutan nad seal nii-öelda kuu aega seal väiksel alal kokku ja nüüd siis, kui kõik on niisugused 2 nädalat pluss vanad, siis me liigume nendega karjamaadele. Ja seal on veel, noh, veiste puhul on veel, et esimene 2 elunädalat on tehtud jälle uuringud, et kui loomaomanik käib, katsub oma loomi, siis seda vasikat ka, noh, teil on hea nagu väiksel kitsal alal seda teha, siis see salvestub nagu sinna looma aiusse, et noh, inimene üldiselt on ikkagi nagu positiivne tegelane, eks, et siis on ükskõik, kui metsikult te neid pärast peete ja teil lauta ei ole, siis on tulevikus kogu selle elu on selle loomaga palju lihtsam majandada. Ma küsin korra selle talviste karjamaade kohta, et kas siis tähendab seda, et suvel see karjamaa lihtsalt kasvab? Jah, seal on, see sõltub sellest koormusest. Et ideaal, kui oleks nagu, siis kui näiteks ongi tegemist nagu erakordselt niisuguse kurnatud maaga ja kus kasvab sammal ja võilil, siis ideaalne olekski selles, et talvel karjatate, veeretate oma heinarulle, siis te ei tulegi sinna tagasi enne septembrit näiteks. Et siis on see on selles mõttes ka hea, et siis on seal tõenäoliselt on selline siia kanti rohi, paks ja tihe ja kui näiteks uus talv peaks tulema erakordselt niisugune lörts, plirts, plärts, vihma sajab, siis see on niisugune madrats loomadele, mis on kõige parem see talvel pidamiseks. Et noh, küsimus ongi selle, et ilge looma piinamine, et noh, et loomad ju magavad maas talvel, et ega meil siis ju noh, neile veeretatakse hein, mille nad ära söövad ja siis seal ju allapanu ei ole. Aga et Inglismaal ja Šotimaal, kus sademete hulk on nagu kohati 2 korda suurem kui meil talvel ja tuleb ka veena alla,
siis need ongi need talvised karjamaad, see mõte talvistel karjamaadel ongi see, et see rohi, mille peale nad sinna talvel juba lähevad, on niisugune korralik madrats, et siis see hoiab selle mulla seal, noh, et ta ei astu läbi sellest mullast ja siis et tal on ikkagi selline küljealune. Ja noh, nende tingimustes nad sageli ka söövad seda ja tegelikult söövad ka meie tingimustes, lihtsalt meil on, kui loomakasvatusega on pikalt tegeletud, siis niisuguseid puhandmaid üldse ei olegi. Et noh, kogu aeg on nagu liiga ära pügatud rohi. Kui rohi on liiga ära pügatud, siis see, mis rohust on ülevalpool maapinda, see peegeldab seda alumist poolt. Ehk siis kui sa oled nagu karjamaal karjatanud oma rohu nagu aastakümneid selliseks kogu aeg, siis see juurest ikka nii nõrk, et kui ongi kehvem ilm, porisem, mis iganes, siis loom astub sealt kohe läbi. Aga kui on ülevalt poolt kasvab palju, siis on ka juurestik ilus. Sellest ma juba rääkisin või noh, ütleme niimoodi, et kui veel tänapäeva põllumajandusest rääkida, millest noh, ma näen, et mingisugune liikumine nagu on, et umbrohtusid näiteks hakatakse vaatama ikkagi selle pilguga, et mitte selles mõttes, et noh, millist mürki meil nüüd vaja on umbrohtude jaoks, vaid sellepärast, et miks see umbrohi kasvab seal. Et iga umbrohi näitab tegelikult mingisugust puudust või vajadust või praktika nagu probleemi. Noh, sõltuvalt siis, kas see on põld, mida haritakse või see on karjamaa. Et kui karjamaal kasvavad nõgesed, eks, ja see ei ole just nagu päris niisugune turbamaa, siis tõenäoliselt tähendab seda, et seal selles kohas on toitaineid liiga palju. Noh, nõgesed meiste karjamaal harva kasvavad, aga hobuste karjamaal küll, ehk sest hobustel on nagu see komme ju märgistada mingid kohtasid, teha neid oma neid saari ja kui seda karjamaa nii-öelda piire ei liigutata, siis nad on kogu aeg ühe koha peal. Lõpuks seal kasvavadki nõgesed. Aga noh, inimesel on võimalik ju tänapäeval elektrikarjus on ju imeline asi, et see on nii kerge ja lihtne, et sa saad neid piire nagu muuta ja siis hobusel tekib ka nagu vajadus teha oma asju uude kohta. Noh, kuna minul on endal üks hobune, aga ta on täkk, siis see käitumisviis on ikkagi selle võrra nii erinev kui ükski teine loom, et noh, et ta käib ja tal on vaja kogu aeg midagi märgistada, aga õnneks ta, noh, kuna mina muudan piire, siis ta leiabki, et ta peab seda uut kohta jälle märgistama minema. Et ta igasuguseid barjääre ehitab siis oma sõnnikuga siis küll kanaaia serva ja küll kui lehmat on kuskilt läbi käinud, siis ehitab sinna lehmaaia serva jälle saadab nagu sõnumeid kosmosesse, et sellised sõnniku ringe niimoodi teeb. Et ega noh, see ongi hea, et ta seal ise söömas ei käi ja nii edasi. Aga nendest umbrohtudest ka veel, et eks ongi, et on noh, laias laastus see umbrohi näitab oma juurega ära seda, mille ajaks ta tulnud on, et noh, et need põhilised umbrohud, mis näitavad, et karjamaal on toimunud ülekarjatamine ja on liiga suur surve olnud, ongi sellised, noh näiteks nagu see kärn ja hobuobilikas, millel on selline juur on nagu selline tross, eks ole. Et kui neid on karjamaal palju, neid näeb hästi palju sellistes intensiivsetes maades, kus veel karjatatakse, näiteks Taanis või täitsa ulmelised pildid on, kus on nagu sellised põllud, mis on neid oblikaid täis, siis me küsime, et noh, mis te nendega teete, kui me seal käinud, et me mürgitame, ei ole viga, et Roundup võtab ära selle hästi, et glüfosaat, künname üles ja mürgitame, et küsimus, et miks need on, et kui sul on 45 päeva või 30 päeva loomad ühes koplis kogu aeg ja siis vahetatakse koplit, siis on see nii-öelda see tihenemine, mis on mulla tihenemine, mis on toimunud ja selle tulemusena siis tuleb siis see taim sinna kasvama ja ta tegelikult läheb lõpuks ära sealt, kui see probleem on ära lahendatud, eks, et kui nii-öelda ülekarjatamine ära lõpetada ja läheb, noh, ta läheb aega, jah, läheb võib-olla 4 aastat või 5 aastat, aga ta väheneb ja kaob ja kolib siis sinna, kus ta on nagu looduslik elupaik on. Ja need taimed, mis, noh, võilil on ka üks selline, mis näitab tegelikult oma juurega, et tavaliselt ta näitab nagu kaltsiumi üleküllust ja mulla tihenemist. Ja kui üldse mitte midagi ei kasva, no siis hakkabki sammal kasvama, sest sammal on nagu looduslik, noh, et midagi peab mulda kaitsma, et siis erosioon, nii tuule või veeerosioon siis seda mulda minema ei viiks ja sammal on siis, kui ükski taim ei suuda kasvata, siis sammal on see, mis siis katab seda mulda. Et jah. Ja näiteks orasein, eks ole, näitab teistpidi, noh, seda karjamaal üldjuhul ei ole, sest orasein maitseb loomadel hästi ja see ongi nagu külvikorras nagu hea näite, kuidas üksteist tasakaalustavad. Aga orasein on, mis näitab sellist liigset harimist, et tüüpiline selline mahepõllumeeste umbrohi. Et kui mulda on hästi palju segatud ja kogu aeg kraabitud ja siis seda rohkem hakkab orasein kasvama. Sellepärast, et oraseina juurestik on selline, mis püüab seda mulda nagu koos hoida, eks.
ja nende haigustega on ka see, et kui taimel on juba piisavalt halb elu, eks ole, siis see looduslik restart ongi see, et me kollektiivselt sureme kõik ära. Ehk et siis, kui tuleb mingisugune suurem, öeldakse nii, et taim edastab siis selle signaali nendele kahjuritele, et palun tulge, tehke muga midagi, eks, et alustaks nagu otsast peale. Aga Eesti põllumajanduses ma ei ole kuulnud, et sellest veel palju räägitakse, aga siiski on tehtud mujal maailmas nagu uuringuid selle nendel taimede edastatud signaalide kohta küll. Nüüd siis sellest põllumajandusest veel, et ütleme, et kui ma ise seda toitu ei kasvataks, siis ma seda ei osta ei jõuaks. Eks? Et kuna see rida on läinud jube pikaks, et kui vanasti oli nii, et oli talunik, kes kasvatas söögi ja tarbija, kes siis selle võttis, eks ole, see tarbija oli ise ka teine talunik ja toimus siuke vahetuskaup, siis nüüd on läinud see rida hästi pikaks. Et kõigepealt on siis sellel farmeril on ju vaja midagi müüa, eks ole. Et see sisendi müüjate seltskond on päris mahukaks läinud, kui te mõtlete, et ma mõtlen siin suurtootmist, eks ole, et mida igasugust purki ja mudinaid nendele veisefarmidele ja traktori vendadele müüakse ja siis on tohutud suured ettevõtted on. Nende ülalpidamine on juba ju ühtepidi nagu täiesti ebavajalik, eks. Aga see peab mahtuma siis selle toidu hinna sisse ja see toit on vaja ju nii odavalt siis toota, et see kõik see vahepealne seal veel olemas on. Ja kaubandustööstuspinnad on ka teatavasti Eestis on nagu inimese kohta neid ikkagi oluliselt rohkem kui kuskil mujal. Ja lõppsisend ongi see, et kui siis see käibemaks ka veel sinna otsa pannakse, siis võibki tekkida, et nende kallimate toiduliikide puhul nagu veiseliha on, et mul tekib endal ka küsimusi poes vaadates, et kes ta nagu sealt osta jõuab. Et õigem oleks, et kui nagu tegelikult head veiseliha süüa tahad, siis sa pead ikkagi siis seda ise kasvatama. Et see rida on ikka liiga pikaks läinud, et mina lihtsalt, mul käsi ei tõuse nagu maksmast sellist hinda. Ja miks need asjad nagu niimoodi on see ka, et kui me oleme harjunud, või mitte me ei ole harjunud, aga meil on sageli ongi niimoodi, et see müügimees on nagu see, kes midagi maha müüb, eks ole. Et ta teeb sulle selgeks, kuivõrd hirmus vajalik sulle see asi on. Ja kui see farmer ei ole ka nagu väga teadlik ise, siis ta nagu mõtlebki, et ongi õudselt palju vaja. Et tegelikult ükski ime ega tõde ei peitu mingis purgis ja pudelis, et pole kunagi olnud. Et see on ikkagi sinu nii-öelda majandamisviisiseks. Ja loodusel endal müügimeest ei ole. Ehk siis, et kõik need vahendid tegelikult, kuidas seda oma praktikaid parandada, on nagu looduses olemas ja see ei ole mingisugune innovatsioon ega leiutamine, et lihtsalt peaks mõtlema natuke, et kuidas nagu mingeid asju 200 aastat tagasi tehti ja ju toimis kõik, eks ole, et siis need lihtsad tavad ei ole sageli põllumehele ka nagu väga atraktiivsed, et näiteks sama portsjon karjatamine, millest ma olen rääkinud aastakümneid ja siis, mitte aastakümneid, vabandust, ega päris pikka aega ja siis see tundub nagu nii keeruline, et teil peab olema nii palju aega, et pead iga päev lehmade juures käima. No, jah, mis siis, eks ole, et selle lehmade juures käimise, kui ma kulutan 5 minutit selle lehmade juures, see on päris meeldiv tegevus, et mis siis on, et ma käin iga päev lehma juures, liigutan aeda, mis võtab aega 5 minutit, selle asemel, et istuda kuid pikemalt aega traktoris ja toota lisasööta, sest et karjamaal saab rohi otsa, eks, et see ongi nagu valikute küsimus. Siia ma panin lihtsalt pildid nendest samadest vägju marmorlihadest, et mis me siis saime nii-öelda. Et ei pea olema laudas kinni ja riisisiloga söötma ja õllega jootma, et täiesti Eesti rohumaa peal kasvab ja see oli selles mõttes huvitav, et näiteks kuigi ta oli kõik täiesti rohusöötudel söödetud, et see rasv oli nagu lumivalge. Et see on ka selline geneetiline omadus, mis neil vägjudel nagu on. Siis nende karude ja huntidega on niikaua, kui asi on mõistuse piirides. Ongi niimoodi, et nad on veised, ma ei räägi lammastest, saavad nendega hakkama, kui karja suurus ja hierarhia karjas on õige. Ehk siis karu on veisele nagu ohtlik loom, see on selgelt, aga karu on ikkagi loom, kellel, ütleme, et karul ei ole haige kassata, ehk siis karu ennem kui läheb kedagi ründama, natuke mõtleb, et ta võib ka ise saada viga. Ja kui karjas on siuke 30-20 täiskasvanud looma, siis suure tõenäosusega karu ei lähe seda karja seal kollitama. Ehk siis, et
kari peab olema kompaktne, noorloomi ei tohi üksinda eraldi pidada, et kui mina praegu neid karjasid komplekteerin sinna looduskaitsealale, kus iganes, siis ikkagi 4-5 vanemat looma läheb alati kaasa, mida nii-öelda parem see hierarhia seal on, seda parem on. Ja me oleme näinud, et karu kõnnib meil seal aia kõrval, ta ei sekku nagu, ta ei tule sinna nii-öelda aeda sisse. Huntidega on niimoodi, et ma ei tea, mulle tundub, et pigem on praegu meil tegemist ikkagi mingite nuhtlusisendite ja nuhtluskarjadega, kes nagu laienevad, eks, et kus siis mingil põhjusel nad oskavad lehmadelt vasikaid ära võtta juba praegu Soomaal, et on küll suured lehmakarjad, aga vasikad meil on üks kari, kus on 50 vasikat kadunud ja hundid ootavad põhimõtteliselt ja siis ajavad kuidagi neid ammesid seal segadusse ja siis tõmbavad neid vasikaid sealt ära. Sellepärast mina olengi viinud oma lehmade poegimise niimoodi, et mul on 45 päevaga poegib siis üks grupp, kogu kari poegib ära. Et see, et kuidas seda teha, ongi see, et ma panin mitu pulli karja, et lehmadel on nii-öelda valikut, et pidi olema nii, et pull suudab paaritada lehmi ära niimoodi, et kui päevas hindleb 3 lehma, siis üks pull suudab veel ära paaritada. Kui neid rohkem hindleb päevas, siis peaks olema nagu rohkem pulle. Samas ma kasvatan tõukarja, et kuidas seda siis teha, ongi see, et kui on erinevad tõuguloomad, siis on seal veel need värvigeneetikad küsimused, et kui punase langusele teeb lapse vägju veis, siis sünnib alati must vasikas. Ehk siis kui vasikad sünnivad, siis ma vaatan, et kui on punase langusel, siis on isa see, kui on must, siis on isa too, eks ole. Ja mingitel, kui on mõni nagu, mul on ka mõned mustad angused, siis me kasutame lihtsalt neid DNA kõrvamärke, millega siis tänapäeval on juba nii, et Saksa laboris määratakse 28 euroga ära, et kes isa siis oli. Aga igal juhul ma võidan sellega, kui mul kõik vasikad poegivad nagu väga lühikese aja jooksul, see 45 päeva nad on siis mul nii-öelda silme all, ligistikku. Ei ole seda ohtu, et veisel on lihtsalt see poegimiskäitumis on selline, et kui ta poegib, siis esimesed 3 päeva ta peidab oma vasikat üldjuhul. Ja ta lähebki kuskile karja ja serva, siis see vasikas läheb sealt traadi alt välja, ta on nii lihtne saak, nii hundile, ilvesele kui karule. Et seda ära hoida, siis on see minu võimalus, et muu aja nad on mul täiesti metsikud seal, aga 2-3 nädalaselt vasikas on lehma kõrval ja kõik see kari liigub juba ja kompaktselt ringi, et ega hunt ei lähe ju esimesena nagu veist võtma, eks ole, vasikat, ta alustab ikkagi nagu metsloomadest. Et Sooma ja see Valga, Tõrva ja see kandi inimesed ütlevadki, et selles mõttes on tore, et karjaaedu enam metsas parandama ei pea. Traadid on kõik terved, et varem oli nii, et põderkits jooksevad ikka läbi ja pidid kogu aeg parandama, nüüd on seda liiki looma seal enam ei ole. Kuidas teie see karjaaed on, kas teil tuleb mingi teade, kui teil on... Ei tule. Ma olen mõelnud, et ma ei ole nii edevaid asju ostnud, et mul on tavalised, ma olen jõudnud selleni, et ma olen ostnud endale need generaatorid, mida saab siis puldiga välja lülitada. Ma ei peaks nagu edasi-tagasi kuskilt jooksma, kui ma neid parandan. Aga üldjuhul on niimoodi, et karjaajad püsivadki terved, et need kohalikud kitsed ja põdrad, ma olen kasutanud hästi palju sinist nööri või linti, et sinist värve metsloomad näevad palju paremini. Et nad on hästi nähtavad, kits läheb alt ja põder läheb pealt ja 2 traati on, ma ei ole mingit kisketõrjeaedasid teinud, sellepärast, et see on täiesti mõttetu, kuna me teame, et hunti see ei pea, et kelle jaoks ma teen siis ma ju pidurdan sellega hoopis seda looduslikku fauna nii-öelda liikumist. Et kui ma karja juures käin, siis ma näen seal kitsisid ja põtrasid kogu aeg ja nad ei lõhu aedasid, sest nad näevad, nad ei lõhu aeda siis, kui nad näevad seda, kus see lint on, eks ole. Mul on 2. Et vaheaiad, mis on, põder läheb üle, ja teine on, ütleme, et see alumine on kaunis kõrgel, ehk siis siga mahub ka ilusti alt läbi, sest et väiksed vasikad, nad ei, kus nad ikka lähevad, eks ole, et nad ei lähe oma ema juures tegelikult kuskile. Ja siis, ühesõnaga sellised praktilised lahendused, ma vaatan, mul on üks video siia pandud, see vist oli see, kus ma katsetasin esimest aastat seda talvist karjatamist, kus ma leidsin ühe ala, mis oli söötis, mingi kinnisvarafirma oli ära ostnud ja nii jäänud maa oli minu karjamaa kõrval ja siis ma ei küsinud ka kellegi, kes lasin lehmad peale ja peale seda, kui külm ära võttis, ehk siis tuli siuke härmatis, siis lehmad sõid selle vana kulu kõik ära.
mitte, et nad nälgas oleks olnud, vaid et lihtsalt see ongi söödav kraam, et veis on niivõrd universaalne tüüp, et ta tegelikult hekseldab kõik läbi ja külm muudab selle struktuuri ära. Et selles mõttes ma ütlengi, et Eestis on võimalik karjatamisperioodi pikendada kuid, mitte kuu aega, vaid ikkagi mitu kuud, kui seda õigesti teha, et lihtsalt see taimik, mis peab olema selline, mis kestab siis seda külmumist ja mitte külmumist, et ristiks see ei ole. Eks, et kui on hästi mahlane taim, siis ta läheb lödiks, aga kui on niisugune tugev kõrreline, ongi üks taim on nagu roogaruein, on see, mida nad mul suvel väga hästi ei söö, aga talvel söövad hästi. Siis kui see külm läbi käib, siis ta muudab selliseks paremaks selle. Ja see video on siis tehtud seal samas Pikknurmes, kus sellise rohu sisse nad lähevadki ja lõpuks, päeva lõpuks, need portsjonid on niisugused 2-3 hektarilised. Ja nad söövad selle kõik ära. Mitte nad ei söö seda kõike ära, aga see lõpp on selline, et see osa süüakse ära, nad söövad ju pealt, eks ole, rohtu, kõiki õitsvaid, kõiki igast putkesid ja asju, mida Maaülikool ütleb, et see ei ole loomasööt, eks ole, et loomad peaksid surnud olema. Kõik süüakse ära või siis tallatakse maha ja ma saan Pikknurmes karjatada 4-5 karjatamisringi, et seal kasvab nagu uuesti see rohi kogu aeg. Eks ole. Kui palju sul selle 2-3 hektar peal neid on siis? No kuskil 30-40 looma, 28-40 looma ja mida aeg edasi ühesõnaga, et siis ma lihtsalt liigun nende portsjonite peal kiiremini edasi, kui loomi rohkem tuleb. Et nad algselt olid tehtud niimoodi, et oli tehtud nagu 3 päeva mõttes. Et 3 päeva on see niisugune traditsiooniline portsjon karjatamise mõte on nagu selles 3 päevas on see, et 3 päeva, et kui taimel nii-öelda taim ära ammustatakse siis kasvukuhiks sealt, siis 3 päeva on see hetk, kus taim on sellises nii-öelda tardeseisundis, et appi. Et ta ei hakka kasvama. Et peale 3. päeva ta hakkab uuesti kasvama ja siis, kui nüüd uuesti see ammustatakse, siis see on talle juba kahjulik. Ehk siis kõige parem oleks 3 päeva minema ja siis ta saab rahulikult täis kasvada uuesti ennast, et tal ei ole nagu probleemi sellega. Ja nad seal söövad neid pajusid asju ka, aga näiteks seda, et öelda, et veis sööks ära sul noored pajud ja lepad. See on ka selline asi, et see on niisugune, et nad võivad lõpuks neid süüa, aga on nagu teadaolevalt, et hästi noored puud kaitsevad ennast loomade eest. Nad eritavad oma lehtedesse selliseid ühendeid, mida veisid ei taha niimoodi, et selle jaoks, kui veis ei taha midagi süüa, siis teda nagu sellega, et ma hoian teda hästi kaua seal, et kui ta lõpuks ära sööb, et see ei ole nagu õige lähenemine. Aga ma soovitan jah, see Anne Bickley oli nüüd see, et kes ta kirjutas sellise raamatu, mida on eesti keeles ei ole olemas veel, aga mul on kuskil edasi on üks link. Ja mida mu põhimõte nagu ongi, et lõpetuseks öelda on see, et see enda oma toit on selle võrra tähtis asi, et mida ei saa nagu kontrollida nagu suvalisel juhusel ja kvaliteetil või käibevale. Et käibevale ongi see nagu minu arust on see asi, et kui sa nagu mingit asja nagu Eestis näeb seda hästi palju, kogu maailmas, et kui sa mingit asja kõva häälega hästi palju räägid, siis kõik arvavad, et see lõpuks on tõsi, eks ole, et Eesti toit on puhas või et mõtleks natuke selle peale, et meie toit ei erine nagu selles mõttes mitte kuidagi nagu keskmisest Euroopa toidust, mida meil toodetakse praegu. Et täpselt sama kogus pannakse, et võib-olla Portugalis pannakse natuke rohkem pestitsiidi kui meil, aga mineraalväetiste mõttes ja nii-öelda muus osas, et miks, et parem on ikkagi see endale nagu ise ja enamus terviseriske on siiski seotud ju toidu ja eluviisiga. Et see toit on niivõrd oluline asi. Et siis lihtsalt seda, et ennetada seda enda kodukoha nagu eluväärtuse jätkumist, siis paraku me peame selle kohaliku omavalitsuse asjadega tegelema ja ise hoidma oma nii-öelda seda jõudu seal ja panustama sinna. Et tagantjärgi muidugi kõike saab, ma saan aru, et meil on häid näiteid kohtuvõitudest, kus siis kohalik kogukond on suutnud siis tagasi pöörata ka nii vallavolikogu kui ka Keskkonnaameti otsuseid, aga see on õudne energia ja rahakulu, ehk siis ja kestab aastaid. Nii et tasub seda ära hoida, et elukeskkond algab ikkagi, et see ei lõpe nagu sinu selle õue aia piiriga, et see tegelikult ongi, see mõju on nii palju suurem, et kilomeeter sinust tehtab mingisugune kaevandus, ilmselgelt omab ju väga suurt mõju. Et seda kõike teada, et mis seal üldse toimub, siis tegelikult peab selles kohalikus omavalitsuses olema täiesti otsast lõpuni igatpidi sees.
et see oli nagu, minu puhul oli see nagu suur viga. Siin on üks teadustöö, millele on viidatud ka, mis räägibki sellest nendest fütokemikaalidest nii-öelda lihas ja piimas, terpenoidid, fenoolid, karotenoidid, need on kõik seotud ka vähirakkude kasvuga, ehk siis, et väga suur vahe on selles, et kas see loom on söödetud siis teraviljaga, elanud betooni peal nii-öelda feedlot finished või siis on selline liigirikas rohumaa, mida ta siis söönud on, mis on ta loomuomane keskkond. Ja Eestis on, meil on ikkagi, meil on nagu tohutu rikkus see, et meil on see vähemalt olemas, kuigi ringi sõites näeb, et see on kõik kasutamata suuremalt ja eriti kui ühtegi looma nagu kuskil söömas ei näe. Aga see on olemas ja meil on see võimalus sellist väga kvaliteetset piima ja liha kasvatada. Et lihaga on lihtsam, liha kätte saada on lihtsam, sellepärast, et meil on ikkagi kaubamärgid olemas, meil letid võimalik, kui raha palju on, siis minna osta seda. Piimaga on tõsiselt keeruline. Et väiketootjad, kes loomi karjatavad, need on nagu ühe käe sõrmedel. Et see piim üles leida, et ja siis läksime Lätis, selgus, et Lätis on terve praktika on sellest, et väike farmid, robottüps, karjamaade planeerimine, et seal on see andurite süsteem, on see täpselt see, mida müügimees räägib, et ei lähe see robot midagi lolliks, et lehm võib käia 3 korda päevas roboti juures ja jõuda käia ka karjamaal, kui see on korralikult korraldatud. Saaremaa see, mis mahepiim on, et see tuleb kõik 2 farmist, kus lehmi karjatatakse. Jah, et seda, kui saab, siis on hästi. Siis need inspiratsiooniallikad, et ma olen nüüd 3 aastat käinud, 2 aastat käinud, sellel aastal proovin uuesti minna, ma ei tea, kui neid saab saata nendele osalistele, siis see Groundswell on nagu Ühendkuningriikides selline koht, kus siis nagu üle maailma tulevad kokku kõik sellise nii-öelda jätkusuutliku toidutootmise austajad ja sinna tulevad kokku ka need teadlased, ühesõnaga, et see ei ole nagu mingisugune umbluu ja tantra festival, vaid seal on nagu päriselt ikkagi on kohal siis erinevatest riikidest siis teaduse esindajad, kes siis räägivad, et mida siis nagu uuemat on tehtud ja kuidas siis asjad edenevad, hästi intensiivne. Ma olen vedanud Liivimaa lihaveise või kvaliteedikava tootjaid, et iga aasta mul on projekti raha selleks, et 10 inimest sinna viia. Ma arvasin, et kõik on nagu jooksevad tormi, eks ole, et mul on järjekord, siis avastasin, et ei ole sugugi, sellepärast, et see on väga halval ajal, see on täpselt siis, kui me teeme heina. Sellel aastal on 2.–3. juuli, natuke hiljem, muidu on täpselt 25, 6, 7 juuni. Ja inglise keelt pead valdama nagu soravalt suhteliselt, sellepärast, et kellegi aega sul seal midagi tõlkida ei ole, sest et seal on nii intensiivne see asi, et seal on nagu 8000 inimest umbes, on keskmiselt seal siis need külastajad ja 8 suurt telki, kus paralleelselt käivad siis sessioonid, lisaks sellele on siis erinevad nii-öelda safarid, et ongi iga aasta on näiteks sõnnikumardika safari on, siis on, kus siis käiakse, näidatakse ära, et kuidas sõnnikumardikate elu käib, siis on näiteks tiigisafarid on see, et käivad, näitavad, et kuidas siis elustada näiteks neid põllumajandusmaastikus neid tiike niimoodi, et see sulle aitaks nagu toidu tootmisele kaasa. Et 2 päeva sellist väga toredat üritust. Võite kõik planeerida, väga lihtne on sinna minna, sest Ühendkuningriikidesse on otselend, eks ole. See ei maksa midagi, see lennupilet seal. Ja küll selle koha peal elamise võib ka leida. Siis Northern Roots on meie täitsa enda tehtud selline 2 aastat toimunud festival, mis toimub siis jaanuaris, kus siis paljud need, kes on Groundswellil käinud, need esinejad on juba ka Northern Rootsil käinud esinemas, väga inspireerivad. Siin on pandudki selle Groundswelli üks video, kus siis Anne Piclet, kellest ma rääkisin, et mida sinu toit sööb, seal ta esines 2023, aga Anne Piclet käis ka Northern Rootsil meil rääkimas. Ja John Kemp on üks selline, kuidas öelda, agronoom, kellel on hästi suur mõju ikkagi nagu sellise taastava põllumajanduse põhimõtete propageerimisel. Ja veel üks Regen Ben on siis Ben Taylor Davies, kes on üks endine tavaagronoom, kes siis otsustas nagu muuta oma praktikaid ja kes on, tal peaks ka kohe üks raamat ilmuma, see kohe on juba aasta otsa ilmub, ma pole veel kätte saanud, aga kes on käinud meil siin Eestis kohal, kui ka iga aasta siis käib Groundswellil, et see on niisugune nagu hea kokkupuutepunkt. Et muidugi seal ongi seda, et kui seal nagu käia, siis tundub, et
et nagu sihuke hästi positiivne kõik, et noh, et igalt poolt nagu kohe nagu maailm muutub ja kõik ja siis see oli üks video, mille me tegime, nii-öelda inspiratsioonivideo, mille me tegime kvaliteedikava rahadest, mida aeg-ajalt siis ETV-s ka näidati. Ma ikka käin seda näitan siis, kui ma kuskil välismaal käin, selles mõttes, et mingitele sakslastele ja noh, kus on üks loodust nagu vähem, eks ole, siis need on kõik siuksed sulavad. Kuidas teil talvel on veemajanduses korraldatud? Erinevalt, vastavalt olukorrale. Et on selliseid kohti, mis on praegu nagu selgunud, et tegelikult kõige odavam ja lihtsam on see, et mul on väike generaator, bensiinigeneraator, pump ja kraav, kus vesi on lahti. Või no ühesõnaga, et seal vesi on ikka lahti, eks ole, lihtsalt ma olen põhupaki peale pannud. Ja siis korra päevas laseb selle nõu täis, loomad tulevad joovad ja siis me liigume selle. See ongi plastmast nõu, vaata, sellega saad liikuda ka. Ja igasugused torud, maa-alused torud, ma hakkasin nagu arvutasin nii ja naabida, et ma kodust panen nendele põldudele, kus ma tahan veel talvist karjutamist teha. See kõik see maa-aluste torude panek eeldab maa omandis olemist. Aga enamus maid, kus me karjatamine ei ole ju sul omandis, et siis sa ei saa selliseid püsivaid asju pole mõtet nagu teha. Siis ikkagi need samad ja me oleme teinud ka sellises kohas, kus meil ei olnud seda kraavi või veekogu lähedal. Me tegime niimoodi, et me sõitsime selle talvituva karja juurde, iga kord päevas sõidad sinna, siis läkski traktoril oli see PVC, see valge, IBC, vabandust, see tonnine tünn ja oligi nii, et nad umbes 800 liitrit siis see grupp päevas jõi ja kord päevas lasid selle mulinal selle vee sinna nõusse ja nii oligi. Miks see siis enam nii hea variant ei ole, sest enam kasutada? Sest mul ei ole vajadust. Mul on igal pool vesi kõrval. Sa ei pea traktoriga sinna loksuma sellegast, et ega see ka lõppes niimoodi, et meil läks katki see tünni, et plärsti keset seda maanteedeks, et ta ei ole ju päris nii mõeldud. Aga kui ma, et mida ma teeks on see, et mida ma plaanin teha, et ma tahtsin teha ühele põllule kaevangi siis selle konnatiigi nagu sügisel. Et ühest servast on nagu see konnade kudemise tiik ja ühest servast on sügavam, piiran selle aiaga ära ja sealt ma saaks siis talvel nagu vett võtta. Et kui ma mõtlesin kaevurajamist, siis mõtlesin, et aga tegelikult, et kui on nagu veekogu, et see on multifunktsionaalne jällegi, eks ole, et seda saavad ju teised ka kasutada siis suvi otsa, eks. Lihtsalt sa ei tohi lehmi sinna sisse lasta. Et lehmade ja tiikide koostoime ei ole hea, et nad ikkagi reostavad selle ära. Et lihtsam on kergaed ümber teha ja siis kõik teised saavad seda kasutada, lehmadele lihtsalt pumpad veeselt välja. Aga kraavides nad käivad siis sees, no? Ütleme niimoodi, et oleneb kraavist. Et kui me liigume, siis ma lasen neil suvel kindlasti hea. Aga kui on talvel, siis nad õnneks lõpetasid selle sees käimisega siis sellest hetkest ära, kus hakkasid neile välja pumpama seda vett, sest ega nad ei taha riskida oma elu ja tervisega seal kuskil jäätunud kraaviserva peal. Et ma ei pidanud kinni panema, sest keegi ei läinud sinna sisse, aga põhimõtteliselt ma ei laseks talvel lehma kraavi. Ja, aga näiteks suvel, kas nad seda kraaviserva väga ära ei talla? Kui sa liigud, vaata, kui sa ei ole ühes kohas, kui see on siis tallavad. Ühesõnaga, et see ongi see mõte, et seda erosiooni ei tohi tekitada, ise ei tohi kraavikallast rikkuda. Kui see on lühiajaline see tallamine, see on okei, kui see taastub. Et selles mõttes, et kui meil on 200 meetrit kraavi ja ma liigun sealt nagu mingi nädalase tsüklina kogu aeg edasi, siis see ei ole probleem. See ongi täiesti sihuke koha peal see nii-öelda asja vaatamine, et millised olukorrad on. Kas sul on mõned grupid siis 24/7 talvel täitsa ilma varjualuseta? Jah. On olnud. Ja lükkad lihtsalt põhku siis neile alla või on ainult heina? Hein ja silo ja siis, et kui need grupid ongi, et see põhiasi, mis nagu ebameeldib loomadele, on tuul. No ma mõtlengi tuul ja jäide. Ja siis me oleme vedanud, kui on olnud selline põld, kus ühtegi looduslikku nagu tuulevarju ei ole, et suvaline lepavõsa tegelikult töötab päris hästi tuulevarjuna. Aga kui seda ei ole, ühesõnaga, et kui sa lähed nagu kellegi teise põllu peale, et viimane aeg on hakata puid istutama, eks ole, põldudele või need ribasid tegema, et siis nagu 10 aasta pärast midagi on. Aga siis me kasutasime lihtsalt niimoodi, et me ehitasimegi siis neid selle sama sööda, mida ma siis sellele grupile sellel talvel nagu plaanisin sööta. Me tõstsime siis nendesse tuulesuundadesse nagu tuulevarjuks.
ja oligi talve jooksul võib-olla 2. Siis sa piirad nüüd aiaga ära või? Jah. Ei, no me ei lase neid sinna kallale, eks ole. Jah. Aga Kanadas on hästi palju jooniseid vabalt saadaval, kus on siis ratastel või jalastel sellised tuulevarjud, mis väga lihtsad lahendused. Nad peavad lihtsalt olema nii, et ta ei tohi olla nagu plank, eks ole, et muidu ta lükkab pikali, vaid ongi see, et see tuul murduks. Seal võivad olla sellised vahed, aga ongi lihtsalt laudadest tehtud sellised, et siis sa selle vead kaasa ja kui tekib selline olukord, kus on tuul, ja siis sa selle tuulevarjuga käid nagu loomadega kaasas. Aga see, et loom ei võiks maa peal magada talvel, see müüt on jah ka murtud, et mitte midagi ei juhtu, et tal ei ole nagu sellist, tema kehakonditsioon ei vähene, eks ole, et eriti kui näiteks hamm koos vasikaga. Vasikas saab lehmalt seda piima, mis on nii energiarikas, lehm ise üldiselt pidevalt, kui me lehma võtame vasikalt ära, siis me võitleme sellega, et lehm läheb ülekaaluliseks, poegimisraskused, võimalikult kaua tuleb lehma hoida koos vasikaga, siis on mõlemil hea olla. Ja võivad olla niimoodi, et magavadki seal talvel, nii et tõseb püsti, loik on kõhu all. No mitte päris nii, aga ühesõnaga, et me veeretame iga päev ju sööta ette ja sinna jääb midagi alla ka.